1. mail aastal 2023 toimus 21. Kuusalu kihelkonna mailaat. Sarnaselt kõigile eelnevatele kordadele toimus laat Kuusalu aleviku keskväljakul ja rahvamaja ümbruses. Nii nagu alati, algas laat Kuusalu pasunakoori pillimängu saatel. Laadast oli tulnud osa saama pea 3500 inimest. Alates eelmisest aastast on mailaatade korraldamise põhivastutuse üle võtnud noored tegijad. Selline soov oli mailaatade idee algatajatel ja kauaaegsetel peakorraldajatel juba aastad tagasi. Neist 2, Tiiu Lepnurm ja Peeter Kivimäe, on tänaseks lahkunud igavikku. Veel võib-olla aasta anname üle noortele hoopis asja, sellepärast, et mille pärast me üle tahame anda, sellepärast, et just, et värske veri toob alati muutusi. Et natukene me oleme rutiinseks muutunud, ei ole enam toonud sisse sellist midagi värskust. Aga kui anda kellegi üle, nendel on julgust katsetada seda teha ja siis tekib laadal juba natukene vürtsi juurde. Protsess algas juba mitmeid aastaid tagasi, umbes äkki 5 aastat tagasi, enne koroonat juba. Aga nüüd siis viimased 2 aastat, 22 ja 23, olen siis mina koos oma väga hea tiimiga olnud selline peakorraldustiim. Minu tiimi kuuluvad veel Mattias Idavain, tegeleb meil tehnilise poolega, et lava saab püsti ja kõik saavad oma elektri ja nii edasi. Minu tiimi kuulub veel ka Tanel Truus, kannab hoolt kogu meie finantsi eest. Väga hindame ka tegelikult endiselt minu vanaema Tiiu Aasa panust laadale. Millised on aga laadaliste endi muljed ja mõtted? Mailaat on ju üks, täna võib öelda küll, et sümboleid. See on koht, kus kallid sõbrad ja sugulased saavad üksteisega kokku. Et kui nad võib-olla jõululauas ei trehvagi või Jaaniku ääres, siis siia mailaadal ikkagi tullakse kaugemalt ja lähemalt ja saab tere öelda ja paar sõna juttu öelda. Nägin Facebookist, et siin toimub suur laat ja ise tulen praegu Rakverest. Olen siitkandist pärit Kolgaablast, aga kahjuks ei ole siia laadale siiamaani veel kunagi sattunud. Olen alati, kui ma laadal käin, siis vähemalt ühed päikeseprillid ostan endale autosõiduks. Mailaada oluliseks osaks on jätkuvalt rikkalik kontsertprogramm. Selle pani tänavu kokku Kuusalu kooli 11. klassi õpilane Epp Tammemäe. See on tore, et kui esinejad ikkagi esinevad, siis on ka piisavalt perhost, kes vaatab, et ei osteta ainult nänni, vaid ikkagi vaadatakse kultuuriprogrammi ka, et mitmes reas seistakse ja vaadatakse, ja ilm on ka see aasta hea, isegi kui kehvem ilm, eelmine aasta oli näiteks kehvem ilm, et ikkagi rahvast on ja tundub, et see on ikkagi Kuusalu valla rahvale väga oluline üritus. Tänavu oli laadal 209 kauplejat, nii Kuusalu vallast kui kaugemalt. Paljud neist on mailaatadel müümas käinud juba aastaid. Mina olen nüüd algusest peale mailaadal käinud ja ma ei oskagi öelda, mitmes kord see on juba, siis kui see mailaat algas üldse. Ja kohalik mesinik peab ikka oma rahvale alati mee lauale tooma, nii et vahel ei tohi jätta. Ikka otsitakse kohalikku müüjat. Nii et ma olen juba kolhoosi ajast peale, olen mesinik olnud ja väga kaua, nii et mul on juba järgmised põlvkonnad käivad mett ostmas, juba nende omaealiste juba lapsed ja lapselapsed. No mailaadal olen arvestanud, et võib-olla 20 korda olen ikka ära käinud, et üpris algus aastatelt, võib-olla paaril esimesel ei käinud ja siis avastasin selle kodulaada enda jaoks. Täna on kõige minevam kaup maasikataim. Peab ausalt tunnistama, et viljapuid ehk läks natuke vähem kui eelmine aasta, aga ma olen rahul müügiga. Kas noorema põlvkonna esindajad on valmis peakorraldajana jätkama Kuusalu mailaatade traditsiooni? Otse loomulikult, jah.